kes saalis on, tere teile. Tere teile, kes te olete seal koridoris ja tere teile, kes te olete vaatamas meid videovahendusel. Et ma vaatan natuke viltu, võib-olla on see, aga väga vist ei pole hullu. Me alustame kohe palves. Maarja kuulas eelmise nädala jutlust järgi. Tähendab, ta on siin küll, aga ta millegipärast peab nagu jutlused järgi kuulama, et eks te ise saate aru, miks. Muusika on veel Margus taustaks. Aga no ikka tuleb. Siis siin 10 minutit enne teenistust oli ikka siin viiekesis. Maarja ütles, et inimesed ütlesid väga tõsiselt seda eelmist nädala jutlust, seda kogudusse kutset, et kedagi ei ole. Aga näe, ikka kasvame. Aga lähme Jumala ette. Kuidas me Jumala ette läheme? See on nagu pühapäeva koolis. Kuidas me Jumala ette läheme? Põlvili. Võib põlvili minna? Võib. Palmi jooksad kätte. aga eks see hoiak on ikka see, et meie süda oleks õiges kohas. Et meie süda oleks õiges kohas. Kui nüüd astuks sisse, ma küsin võib-olla niipidi. Kui nüüd astuks sisse Donald Trump praegu, mis te teeksite? Mitte midagi. Lihtsalt mõnikord, mitte seda, et mis te arvate Donald Trumpist, aga teades, et terve maailm tunneb teda. See on see mõte. Nüüd terve maailm tunneb ka, kes on tegelikult Jeesus Kristus. Kui paljud teda järgivad, on iseasi küsimus. Nii et tõenäoliselt rohkemgi tunneb. No. Nii et tahtsin tuua lihtsalt selle välja, et iga pühapäev jändan lapsega siin oma poiss. Tahab laulda. Meil on kodus küll mikrofon, aga ikka koolimajas on ägedam mikrofon. Nii et läheme Jumala trooni ette, nii nagu Jumal astuks sisse. Oli see mõte tegelikult. Nii nagu Jumal astuks sisse. Läheme tema trooni ette. Või nii nagu see isa, kes on iga päev meie juures. Ja? Meie isa, kes oled taevas. Me täname sind, et me võime siin kokku saada. Et ülistada sind, kiita sind. Palun kuule meie palvet. Üks kirjakoht ütle, et üks noor mees, kes oli terveks saanud, pime või oli jalutu, oli terveks saanud. Ja sünnist saadik. Ja see noormees ütles, eks me tea seda, et õigeid Jumal kuuleb nende palveid. Mis me palume, kõigepealt, et pese puhtaks meid Jeesuse veres, et me oleksime õiged sinu ees. Ja võtta kuulda nüüd see palve. Ja me palume seda, Jumal, et sina oleksid ligi, et sina juhiksid. Saada oma püha vaim sellesse paika. Me tervitame püha vaimu selles paigas täna. Tere tulemast, püha vaim. Tere tulemast, Jumal kolmainsus. Me täname, et see teenistus on sinu käes. Nii nagu on kõik möödunud teenistused olnud sinu käes. Me teame seda, sest ise me ei saa teha midagi. Issand, õnnista ja hoia ja varusta. Me palume, et iga tunnistus oleks sinu käes. Issand, et iga ülistuse noot oleks sinu käes, et jutlus oleks sinu käes, et lastega tegelemine oleks sinu käes, et igaüks, kes istub siin, vaatab järgi, oleks sinu trooni ees. Et sinu vaim võiks juhtida. Kiitus ja au sulle, issand. Ma palun veel teised kogudused sinu kätte. See on õnnista ja hoia teisi kogudusi, kus toimuvad teenistused. Täna õnnista ja anna tarkust pastoritele, mida rääkida. Õnnista sealseid liikmeid ja neid inimesi. See on õnnista Hiiumaa rahvast. Õnnista Hiiumaa rahvast. Õnnista neid koole ja lasteaedasid. Õnnista vallavalitsusi ja sealseid juhte. Õnnista meie ülemusi. Jeesuse nimel. Amen. Amen, amen. Ma alustan teadetest.
ja teatud on selline, et meil on seal, ma vaatasin, meil on seal silt, et neid ei loeta, aga et ärge muretsege, poisid palvetavad nende eest ja tulevikus nad ei mäleta. See on täitsa okei. See on täitsa okei. Et poisid veel nii hästi kõike soravalt ei loe, et need on salajased palved. Poisid lihtsalt aitavad need Jumala ette viia. Aga teatud on sellised, et järgmine pühapäev on Kärdla Baptisti koguduse aastapäev, 141. aastapäev ja neid on külastamas nende palvepartner kogudus Jeesus. Neid on külastamas Jeesus, õige. Amen. Amen. Ja appikene mul ütlen nüüd meelde selle koguduse nimi. Ühesõnaga, need on külastamas üks teine kogudus veel. Aga ma tahtsin öelda, kui iga aasta me oleme käinud seal toetamas Baptisti kogudust, siis ma julgustan ka see aasta minema ja toetama Kärdla Baptisti kogudust nende aastapäeval. Aga lihtsalt mina olen selles paigas, kuna eelmine aasta me nägime seda, et kui me oleme uksed kinni pannud, siis ikka on keegi, kes satub sellel ajal ukse taha ja tahab tulla teenistusele. Nii et ma olen siin tegemas teenistust ja siis seal selles mõttes tuleb tervitused edasi anda. Nii et selles paigas on ka teenistus. 22. juunil, see on ka pühapäev, pärast teenistust kell 3. Meil on üks ristimine. Kas pole äge? Kaia saab meil ristitud ja kell 3 me läheme, kutsun teid kõiki kaasa, siis sinna Tahkuna poolsaare üles, mitte siis Lehtma poolsaarele, aga te teate küll sealt mitte Lehtma sadamasse, vaid sealt vasakule poole keerata, seal metsa sees läheb siuke jalgrada ja ilus rand on. Et järgmine pühapäev või 22. ütleme, ülejärgmine pühapäev enne teenistust, siis ma natukene juhatan täpsemalt. Aga seal kell 3 me ristime Kaia ära ja rõõm on, et ta on Jeesuse oma ellu võtnud ja tahab saada ristitud. Kas on veel teateid, mis peaks kindlasti ära ütlema? Küll tuleb siis pärast meelde. Aga need olid teated. Lihtsalt, et ma tean, et kipun unustama neid teateid just kõige rohkem. Aga läheme ülistame. Ja täna võtame natukene pikemalt seda ülistusaega. Nii et tundke ennast vabalt, tundke ennast täiesti Jumala ees. Ma seekord pean istuma, sest tegin jalale üks päev liiga natuke. Jalg hakkas valutama, aga otsustasin ikka joosta. Esimene laul, mis me laulame, sütitas mind tegelikult Evelin. Sellel on Pühalepa rahvaviis kirjutatud. Autorid on muidugi kuskilt üle ookeani, aga üks kena lugu, mida siis instrumentaalsalmina esitati ka Kärdla kooli lõpuaktusel. Aga meie laulame ka sõnad siia, sellepärast et Jumal on, ma usun, et lasknud need vägevad sõnad siia kirja panna. Viis tuli küll hiljem, niipidi. Aga mõtleme nendele. Mu süda ärka ja kiida loojat lauldes, kes kõik head meile annab ja muret ikka kannab. Su
hoole kõik ma jätan, mis siiale ette võtan. Su heldus jäägu mulle, mu süda templiks sulle. Su sõna mind sind hoidku, tee taeva poole näiku. Issand, ma palun päriselt, et sinu sõna, see toidaks meid. Ja juba täna, et see koos viibimine, et see toidaks ja julgustaks meid, Jeesus. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Sinu palges, sinu palges, sinu palges seisan ma. Armastusest tegin tee. Armastusest tegid tee meid, astuda võin sinu ette ma. Sinu armust mitte miski lahutada enam mind ei saa. Sinu palges, sinu palges, sinu palges seisan ma, seisan ma. Sinu palges, sinu palges, sinu palges olen ma, olen ma. Sinu palges, sinu palges, sinu palges, sinu palges olen ma, olen ma. Sinu palges praegu võin olla. Sinu palges, sinu palges seisan ma, olen ma, olen ma.
Jeesus, ole mu tee. Jeesus, ole mu tee, mu nägemus juhtija. Jeesus, ole mu elu. Jeesus, ole mu elu, mu lootus, ole mu lootus, ole mu laul. Jeesus, ole kui tuli mu südames, ole kui tuul mu purjedes, oled see põhjus, miks elan ma. Jeesus, Jeesus, ole kui tuli. Ole kui tuli mu südames, ole kui tuul purjedes, ole see põhjus, miks elan ma. Jeesus, Jeesus. Esimene salm, Jeesus, ole mu elu. Jeesus, ole mu elu, allikas, ole mu valgus. Jeesus, ole mu lootus. Jeesus, ole mu elu, ole mu lootus, ole mu laul. Jeesus, ole kui tuli mu südames, ole kui tuli mu südames, ole kui tuul mu purjedes, ole see põhjus, miks elan ma. Jeesus, Jeesus, ole kui tuli mu südames, ole kui tuul mu purjedes, oled see põhjus, miks elan ma. Jeesus, Jeesus. Jeesus, me teame, et on ainult üks nimi, mis päästab. See on nimi Jeesus. Ja ma palun, et tõesti sinu nimi oleks üle meie elude. Issand, see, kui me nüüd laulame siin, Jeesuse nimel ma kuulutan ühte vabadust. Jeesuse nimel ma kuulutan ühte vabadust. Issand, et iga laul, kõik huuled, mis ütlevad välja need sõnad, issand, et sellel oleks meelevald, et see oleks üks deklareerimine üle meie elu. Kiitus ja au sulle, issand, kiitus ja au sulle. See, mida hingan ma. mida hingan ma. Su liigiolu püha mu sees.
see, mida hingan ma. See, mida hingan ma. See, mida hingan ma. Su ligiolu püha mu sees. Leib igapäevane. Leib igapäevane. Leib igapäevane. On iga sõna, mis öelnud sa ja ma. Su järele meeletu ja ma olen sinuta kadunud. See, mida hingan ma. See, mida hingan ma. Su ligiolu püha mu sees. Leib igapäevane. Su järele meeletu, Jeesus, olen ma. Sinuta olen kadunud ja ma. Su järele meeletu ja ma olen sinuta kadunud. Igaks päevaks mul ja iga sõna, mis öelnud mul sa, see kehtib. Ja see, mida hingan ma, see, mida hingan ma. Su ligiolu püha mu sees. Issand, ma tänan, et see on minu sees, et see võib olla meie sees, see, mida me hingame, sinu ligiolu ja sinu leib, issand, et see on igapäevane meie jaoks. Igapäevane. Jeesus.
tule liigu meie seas, issand. Juhid valguses, poed peitu pimedust, las see poed su võimsa hääle eest, su võimsa hääle eest. Nii suur oled sa, sind kiidame, nii suur oled sa. Näevad siis, kui suur oled sa. Ta oli, on ja. Ta oli, on ja jäi. Ja aeg on tema käes. Ta teab, mil lõpeb kõik. Teab, mil lõpeb kõik. 3-1 temast sai. Isa, poeg ja püha vaim. Nii lõvi kui ka talv. Nii lõvi kui ka talv. Nii suur oled sa, sind kiidame, nii suur oled sa. Kõik näevad siis, kui suur oled sa. Nii suur oled sa. Kiidame, nii suur oled sa. Kõik näevad siis, kui suur oled sa. Suurim nimedes. Tulgu südames me kiitus laul, nii suur oled sa. Suurim nimedes. Suurim nimedes. Tulgu südames me kiitus laul, nii suur oled sa. Nii suur oled sa, sind kiidame, nii suur oled sa. Kõik näevad siis, kui suur oled sa. Ükskord veel, nii suur. Nii suur oled sa, sind kiidame, nii suur oled sa. Kõik näevad siis, kui suur oled sa. Jeesus, sina oled suur ja me ei väsi sulle laulmast, et sina oled suur ja hea. Jeesus, Jeesus, Jeesus.
issand, ole selles paigas siin. Amen. Te võite istuda. Me kohe-kohe isegi teeme veel ühe ülistusloo või mingi hetk, aga ennem me jagame tunnistusi. Kas kellelgi on midagi kogudust üles ehitavat jagada? Annikal oli, kindlasti on Annikal, küsime. Tunnistuse aeg. Tunnistus on see, millest me nii-öelda tunnistame sellest, et Jeesus on midagi ägedat meie elus teinud. Et mida ägedat? See oli väga hea küsimus. Nii, räägin siin. Minul on küll üks tore tunnistus, mida ma tahtsin jagada. Ma mõtlesin juba, et äkki eelmine nädal, aga siis mõtlesin, et annan natuke veel aega, et jälgida olukorda. Igatahes Adele Marial, minu kõige vanemal tütrel, oli siis mitu aastat siuke huvitav asi, et ta nagu täitsa tühja koha pealt hakkas nagu kuidagi, siuke tunne nagu oleks mingisugune röga kurgus kogu aeg, kuigi ta oli täitsa terve, ei olnud köha ega midagi, aga ta tegi seda nagu pidevalt. Kohati nagu rögasteski nagu vana mees, kes on võib-olla palju suitsetanud. Et see oli väga kummaline. Me käisime arsti juures ja tegime mingid allergiateste ja mitte midagi välja ei tulnud. Ja siis nüüd mingi aeg tagasi, kui ma lugesin seda raamatut, nad ajavad välja kurja vaime. Kui me seda tüdrukutega siin lugesime või naistega, palvehommiku naistega. Et siis üks õhtu mul oli natuke aega, istusin just Adele kõrvale, hakkasin lugema, mõtlesin, et ruttu loen mingi peatüki jälle lõpuni. Jõudsin diivanile istuda, Adele jälle tegi seda häält ja ma mõtlesin, mis asi see on. Ja järsku tuli nii tugevalt südamele, et aga äkki see ei olegi nagu füüsiline probleem, vaid äkki see on hoopis midagi nagu vaimset. Ja siis tuligi see tunne, et palvetada Adele eest. Ja Lauri oli ka parasjagu veel Hiiumaal, oli seal poistega toimetamas ja ütlesin talle, et palvetame koos Adele eest. Ja siis panime talle käed peale ja palvetasimegi, et mis iganes asi see on, et see läheks ära, et Jeesus, palun, tee Adele terveks. Ja Adele tegelikult juba järgmisel päeval ütles mulle, et emme, ma pole kordagi seda teinud nagu. Ja ma mõtlesin, et okei, et ma annan ikkagi veel nagu aega asjale, et aga nüüd on sellest küll vist juba 6 aega möödas, et tõesti ei ole seda teinud. Et ma mäletan, et see hakkas tal pihta siis, kui poistega me sattusime haiglasse, kui nad enneaegselt sündisid ja see oli tema jaoks väga pikk aeg, 4,5 kuud, kus ta pidi olema vanavanemate hoida nii-öelda. Ja ilmselt võis midagi tema elust nagu juhtuda, et aga tänu Jeesusele tõesti ta sai sellest vabaks, et halleluja, see on minu jaoks hästi suur tänu põhjus. Amen, see on tõesti vägev tunnistus. Vägev tunnistus. Teate, see on oluline, et me loeksime piiblit ja et me võtaksime piiblit nagu päris, et me ei harjuks ära, et me ei jääks sinna, ma tean seda küll, pühapäeva koolis juba räägiti ja nii edasi ja ma tean, et see päris, enam-vähem, et see toimus kunagi seal 2000 või 4000 aastat tagasi ja see täna ei ole aktuaalne, see on aktuaalne ja mõni raamat, nagu see, et nad ajavad välja kurja vaime, meenutab seda, kusjuures see on ka vana raamat. See on üpriski vana raamat. Aga vägev, mida Jeesus teeb ja julgustan teid lugema, kusjuures naiste kodugrupis nad hommikul, seal toimuvad vägevad asjad. Seal on tervenemised, seal on manifesteerumised, seal on vabastused. Ja teate, see hakkab siis, kui meie süda on avatud ja meie süda on lahti. Siis, kui me januneme ja me saame aru, et see ei ole lihtsalt üks klubi, kus me koos käime kord pühapäeval või võib-olla nädala sees ka. See, et klubi liikmed te võite kuskil mujal olla, aga see on Jumala ihu ja Jumala ihus toimuvad vägevad asjad, Jumala ihus toimuvad vabastused ja ükskõik olgu see kas või rõgastamine, aga sellest on vabastus ja läbi Jeesuse nime. Amen. Amen. Kas keegi tahab veel tunnistada?
igatahes vägev, siis me teeme veel ühe üldistusloo enne ütlust, aga tõesti see, aitäh Annika selle tunnistuse eest, see tõesti julgustab. Vägev. Ma ütlen siia ka, et Annika tunneb iga päev tänu ja halleluujat. Ütles, et see on üks läbimurre ja see on nii, see on vägev. Ja teate, ega selles mõttes oleme ausad, vaimne maailm. Teemonid mitte ei tülita täiskasvanuid, vaid ka lapsi. Ma jagan ühe tunnistuse. Ka siis meenutas lihtsalt seda. See oli mingi hetk, kus veel Robert hakkas, kui mingi probleem oli, see on juba mõnda aega tagasi, aga kui mingi probleem oli, siis ta lahendas seda niimoodi, et ta hakkas karjuma. Suu oli ainult lahti ja karjus täielikult, nägu oli täitsa punane, mitte midagi, vaatas otsa ja karjus. Ja ma tean, mis hetkest see tuli ka. See oli samamoodi, see oli ühes kohas, kus toimus üks vaimne võitlus ja ta vaatab otsa ja lihtsalt paneb karjub. Kuulake poisid, see on äge tunnistus jälle, mida Jeesus on teinud. Karla ja Margus, kuulake, ma räägin ägedat tunnistust. Ma kuulan ka, kui te räägite siis. Aga igatahes, ja üks hetk see hakkas, me saime Maariga aru, et midagi on nagu mega valest, nagu ükskõik mis asi ärritab. Lihtsalt, nägu punane, mitte midagi, kuule, mitte midagi, lihtsalt. Ja üks hommik märkan üles. Ta vaatab otsa ja kus juures, kui see oli juhtunud, siis ma sain aru ka, et kuskil Robert on kadunud nagu. Tähendab, et ma tean küll, et see on Robert, aga midagi muud nagu tuleb esile, mis ei ole Roberti moodi. Ja siis üks hommik ma ütlesin Jeesuse nimel. Ma käisin sul välja minna. See oli juba siin rohkem kui aasta tagasi. Või umbes aasta tagasi. Ja ta ei vait ja pärast seda ta ei ole kordagi seda teinud. Ja sellepärast, et Jeesuse nimes on vägi. Ja kui me räägime üle Jeesuse ja tema on andnud meile meelevalla, siis iga teemon peab lahkuma. Mõni lahkub kisades, mõni lahkub värisedes, mõni lahkub kiljudes, mõni lahkub vaikides. Aga nad lahkuvad, kui me võtame vastu Jeesuse meelevalla. Ma ei tea, ma küsin praegu, meid ei ole kõige rohkem koos siin. Kas sa tahad, et me räägime üks päev vaimsest maailmast ja teemonite väljaajamisest? Ma ei tea, on huvitatud keegi? Ei ole. Sest ma ütlen, meie keskel on, see toimub ja me oleme näinud tõenäoliselt eelmine pühapäev ja üle-eelmine pühapäev. Te nägite ka, et see vaimne maailm on väga selge. Et kui mainid Jeesuse nime, siis see reageerib ja mitte inimene reageerib ka, okei, aga teemon reageerib ka. Et siis räägime sellest üks päev. Ja siis teeme vabastusteenistuse. Jah? Vabastusteenistus, see tähendab seda, kus murrame lahti ikked ja ahelad. Ja ma pean rääkima, meil siin mõni kogub hoogu. Meie kogudus on neid, kes on vabaks saanud. Kogud hoogu, siis ma pean rääkima nendega, et nad oleks valmis oma aeg anda oma tunnistusi. Ja kui te vaatate või kui te kuulete, siis aeg on anda oma tunnistusi, kuidas te olete vabaks saanud teemonitest ja vaimsest maailmast. Sellepärast, et need on rõhumas meid. Ja mõnikord me ei tea, kust need tulevad, aga kuulge, see jääb teine kord. Aga teate, ma ütlen, siis kui me sellest räägime ja kui ma seda ette ütlen, siis mõned ei saagi tulla. Sellepärast, et teemon ja saatan paneb igasugust muid asju pähe, et miks mitte tulla. Aga siis hakkab võitlus ja sina tahad kuulda ja sina tahad vabaks saada. Ja ma ütlen, sina võta meelevald ja tule kohale. Okei, aga lähme teeme ühe ülistusloo veel ennem. Mis Erkis siis rääkis selle kohta, et ma olen ka tundnud, et näiteks, et kindlasti on teil ka seda ette tulnud ja Erkis saab nagu nõustuda sellega, et vahel õhtul lähed põlvil oma voodi ääre peale oma kambrisse, eks ju, ja tahad palvetada. Aga keegi nagu sosistab sulle pähe või alateadvusesse, et ei viitsi või midagi. Ja see on saatanlik, on ju. Et alati pea vastu ja
tee see õhtune palve kindlasti ära, eks ju, või vabandust, no siis kui võib-olla kellelgi on erinevad rituaalid või rituaal ei ole kõige õigem sõna, traditsioon või kombed. Mulle meeldib, õhtul on lihtsalt rahulikum sellepärast, eks. Ja eile teine asi, mis vahva asi juhtus, oli see, et eile oli vaata hästi kõva tuul, eks ju, ka tormine mõnus ilm. Ehitasin kasvuhoonet ja tegin nendest vanadest aknaraamidest kasvuhoonet, eks ju, aga läksin kruve võtma, ta oli nagu püsti najatus, eks ju, ühe brussi najale. Ja siis järsku kuulen, midagi kukkus. ja saate aru, mitte ükski, ta kukkus veel, ta ei kukkunud isegi nagu muru peale, vaid sinna teiste akende ja asjade peale, kus olid lauad maas ja mitte ükski klaas ei olnud katki. See pidi küll olema midagi üleloomulikku. Halleluuja. Aamen. Karla saatis pildi ka mulle, kus need klaasid olid seal maas ja sa vaatad küll, et kuidas see võimalik, et need klaasid on täitsa terved. Et Jeesus hoiab. Aamen. Istuda su jalges, ümbritsetud armastusest taevasest. Olla sinu lähedal ja kogeda su armuväge, mis tervendab ja terviklikuks taas mind. Seda igatsen, seda palun olla sinu ees, sinu lapsena. Saada muudetud, olla täidetud sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab, sinu pühadusega, mis mu elu puhastab. Olla sinu ligiolus. Sinu ligiolus, istuda su jalges, ümbritsetud armastusest taevasest. Olla sinu lähedal ja kogeda su armuväge, mis tervendab ja terviklikuks taas mind teeb. Seda igatsen, seda palun ma, olla sinu ees, sinu lapsena. Saada muudetud, olla täidetud sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab, sinu pühadusega, mis mu elu puhastab. Istuda su jalges armastusest taevasest. Olla sinu lähedal ja kogeda su armuväge, mis tervendab ja terviklikuks taas mind teeb. Seda igatsen, seda igatsen, seda palun ma, olla sinu ees, sinu lapsena. Saada muudetud, olla täidetud sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab, sinu pühadusega, mis mu elu puhastab.
puhastab sinu armastusega, mis kõik haavad tervendab, sinu pühadusega, mis mu elu puhastab. Et ülistada sind, just selleks loodi mind, et ülistada. Et ülistada sind, just selleks loodi mind. Ükskord veel, et ülistada. Et ülistada sind, just selleks loodi mind, hoia mind. Hoia mind su ligi olus, kuni õpin armastama rohkem sind. Hoia mind. Hoia mind su ligi olus, kuni õpin selleks loodi mind, et ülistada. Et ülistada sind, just selleks loodi mind. Hoia mind su ligi olus, kuni õpin armastama rohkem sind. Issand, ma palun, et sinu ligiolu võiks olla väga selgelt tuntav üle meie praegu. Hoia meid ja räägi meie vastu, issand. Issand, ma palun selle jutlusega sinu kätte. Kas sulle meeldib Jumalat ülistada? Mulle ka meeldib. Mulle õudselt meeldib seda üksi teha. Halleluuja. Jeesus, ma palun, et sina juhiksid praegu seda ütlust, mis on tulemas. Õnnist seda väga. Et sinu tahe saaks sündima. Issand, ära luba mul rääkida, vaid räägi sina. Jeesuse nimel. Amen. Mooses sai tõotuse, et ta viib rahva välja Egiptusest tõotatud maale. Tõotatud, eesti keel on natuke keerukas keel ikkagi. Mooses ei jõudnud ise sinna, ta nägi seda.
kui sul on piibel, siis ole hea, võta see lahti kuskilt sealt 5. Moosese raamatust. Viienda Moosese raamat, 5. peatükk. Kõigepealt loeme sealt 5. Mooses 5. peatükk ja 1. salm. Ja Mooses kutsus kokku kogu Iisraeli ja ütles neile, kuule Iisrael. Seda öeldakse vahvalt, ma ei tea, kes need siis seda heebrea keelt oskavad. Kuule Iisrael, seadusi ja määrusi, millest ma täna teie kuuldes räägin ja õpetage neid ja olge hoolsad neid täitma. Õpetage neid ja olge hoolsad neid täitma. Issand meie Jumal andis meile Horebil seaduse. Mitte meie vanemaile ei andnud Issand seda seadust, vaid meile, kes me kõik siin täna elus oleme. Palgest palgesse rääkis Issand teiega mäel tulles tule keskelt. Mina seisin tol korral Issanda ja teie vahel, et teile kuulutada Issanda sõna, sest te kartsite tuld ega läinud üles mäele. Jumala rahvas kartis minna üles mäele. Nad ütlesid, kuule, kui me läheme sinna, siis me sureme ära. Mooses, mine sina meie eest. Ja Jumal andis need käsud seal. Kuidas oli? Kuule Iisrael. Jälle, ma juba panin kinni. Kiire kinni paneja ikka olen. 5. Moosese 5. peatükk. Vot nii. Kuule Iisrael, seadusi määrusi, millest ma täna teie kuuldes räägin ja õpetage neid, olge hoolsad neid täitma. Õpetage neid ja olge õppige, vabandust, jah, aitäh. Õppige neid ja olge hoolsad täitma. Ta ütleb siin, et nendest tuleb kinni hoida. Ma juba rutasin ette lihtsalt jüngritele ja Jeesus ütles, õpetage kõike, mida mina olen teid käskinud. Nüüd, kui te võtate lahti Galaatia 5. peatüki, Galaatia kiri, Galaatia kogudusele, mille Paulus kirjutas, siis seal räägib niimoodi. Esimesest kohe, Galaatia 5.1. Seal ütleb niimoodi. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikesse. Nüüd, vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Ja mis vabaduseks? Ta räägib tegelikult seadusest. Vaata, mina, Paulus, ütlen teile, kui te lasete end ümber lõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu. Sellepärast, et Moosesi seadus nägi ka ette, et tuleb ümber lõigata. Seal on ainult 10 käsku. Okei, me ennem lugesin Moose 5. peatükist. 10 käsku oli seal mõeldud, aga juutid oli 613 käsku pluss 10 käsku. Käsku ja keeldu, 613 käsku ja keeldu. Mida tohid teha, mida ei tohi teha. Mida pead tegema. Galaatia 5.3 ütleb edasi, ma tunnistan, Paulus räägib jälle igale inimesele, kes laseb end ümber lõigata, et tema kohus on täita kogu seadust. See on see seadus, millest just lugesin Moosese raamatus. Seadus. Täitke seda kogu seadust, õppige seda seadust ja täitke. Kuule Iisrael, õpi ja täida seda seadust. Mina ei ole mingi Iisraeli suguharust ja õnneks minule need asjad ei kehti. Ja pealegi Jeesus sündis ka vahepeal. Need mind ei puuduta, ma ei tea, kes iganes tahab seda Vana Testamenti lugegu, minule on täna Uus Testament. Vot mulle on niimoodi öeldud kunagi. Meil on täna see Uus Testament. Tegelikult, teate, see on väga oluline.
siit kohe tuleb välja, miks need 10 käsku ja kõik kirjutati. Teie, kes te tahate saada õigeks seaduse kaudu, olete Kristusest eemale viidud. Olete armust kõrvale jäetud. Teie, kes te tahate saada õigeks seaduse kaudu, olete Kristusest eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud. Ma igaks üks veel enne, kui ma edasi lähen, ma ütlen ära, et ma tegelikult point on see, et me peame ikkagi neid seaduseid asju ikkagi teadma ja me ei saa ükskõikselt nendesse suhtuda. See on see tegelikult. Me ootame, see on väga hea, kõigil peabki piibel olema lahti, võtke telefonist siis. Me ootame usust õiguse lootust vaimu kaudu, sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk. Jeesuses Kristuses maksab usk, mis on tegev armastuse läbi. Jeesuses Kristuses maksab usk, mis on läbi selle armastuse. Teate, mis häda oli selles mõttes selle Moosese seadusega? Oli see, et lõpuks Jumal ütleb, et ma ei taha teie ohvrit. Ta hakkab kuule Iisrael, pea minu käske, õppige neid. Ja lõpuks ta ütleb, teate, et minu käskudes oli sees, et te peate ohverdama, tooma ohvreid. Ma ei taha teie ohvrit, ma tahan teie südant. Ma ei taha teie ohvrit, ma ei taha seda, et sa tuleb pühapäeval, et see on sinu ohver, et sa tuleb pühapäeval. Ma ei taha seda, et sa annad kellegi raha, et siis arva, et see on sinu ohver. Ma ei taha seda, et sa käid kodugrupis või ütled kellegile midagi ilusti. Ma ei taha seda. Ma tahan sinu südant, ütleb Jumal. Ma tahan sinu südant, ma ei oota sinu ohvrit, ma ei oota seda, et kui hästi sa kõik oled teinud ja kes sa oled ja mitu pagunit sul peal oled. Ole kas ei piiskop. Rooma paavst. Jumal ütleb, pühakirjas Jumal ütleb, mind ei huvita see, ma tahan teie südant. Mooses ei jõudnud Iisraeli maale, sellepärast ta nägi oma silmaga seda. Aga ta ei olnud sõna kuulelik Jumalale. Sellepärast ta ei saanud Iisrael või tähendab tõotatud maale astuda. Ja mis ta on nüüd? Joosua oli see, kes viis Iisraeli rahva tõotatud maale, kes astus sinna peale. Mooses sai näha. Nüüd, mis siis on see seaduse asi? Miks Jumal andis meile selle seaduse? Aga teate, Paulus räägib väga hästi, kui sa oled piiblit lugenud, kui sa ei ole, siis ma julgustan sind, ole hea, võta piibel kätte ja hakka lugema piiblit. Kui sina ütled, et sa oled usuinimene, kui sina ütled, et sa oled kristlane ja sa ei loe piiblit, siis kulla inimene, kuidas me saame öelda, et me oleme usklikud ja kristlased, kui me ei loe piiblit, kui me ei tea, mis seal kirjas on? See on, keegi on öelnud, et see on elu manuaal. Aga me ei saa, tähendab, ma käin piibli järgi, see on, mul on väga armas naabrimees, ma olen seda juba öelnud siin mitu korda. Tähendab, alguses ma teadsin, küla peal räägitakse igast jama, ta kohta võib-olla ta on jama teinud ka, aga midagi on Jumal tema südames teinud. Ja ta tuleb Herkis, räägi mulle meie usust, sest ma usun ka Jumalat. Aga ma pole kunagi piiblit lugenud. No kuidas selles mõttes, sa juba mõtled, aga Jumal tahab, et ta ütleb päevad, ööd, uuri minu sõna. Loe seda, et sa mõistaksid seda. Selles mõttes, see on üks elu nagu vajalik asi täna, et me oskaksime järgida seda. Sellepärast, et kui me mõtleme, et ma loen ainult raamatuid või ma vaatan YouTube'i videoid või ma kuulan jutluseid, siis sa paned inimestele mingi koorma, mis ei ole nende oma. Kui pastorist oleneb sinu vaimulik elu, siis see on natuke jama. Mul ühe sõbraga rääkisin kunagi ja ta kolis ära teise linna. Ja ta ütleb, see eelmine pastor, tema ikka hoolitses mu eest, aga see pastor, see ikka nagu üldse ta ei kutsu mind vestlusele, ta ei tee mitte midagi ja sellepärast on mu vaimulik elu jamaks läinud. Ei, kulla mees. Vaimulik elu on sul läinud sellepärast, et sa ei kuuleta Jumalale, mitte sellepärast, et pastori kutsu sind jutule. Väike kibestumine oli. Tal olid rasked ajad. Täna on tal veel raskemad ajad, kui siis olid.
see Jumal tahab, et me otsiksime teda, ta tahab meie südant, ta tahab, et me loeksime piiblit. Kui ta ei oleks lasknud piiblit kirja panna, tähendab, see on üks privileeg, et täna on üle maailma piibel levinud, nagu jagatud laiali. Siin, mis ta oli? Raamatu aasta on, jah? On või? Raamatu aasta on. Ja siis koolis oli ka raamatu lugemist nädal või ühesõnaga lemmikraamatud ja muidugi piiblist räägin. Aga õpilaste ma ütlen ka, et kui ma seal kasutasin ära seda, et kuulge, et mis te arvate, mis on minu lemmikraamat. Ja siis nad mõtlevad ja pakuvad, ma ütlen, et jaa, et see on top seller. Nagu tegelikult see on niimoodi, et seda enam ei panda top selleritesse, sellepärast, et see on ükski raamat ei saa võistelda sellega. See on enim trükitud raamat, see on enim tõlgitud raamat. Ja mõtle iga aasta või põhimõtteliselt ma saan aru, et iga nädal on piibel top seller. Tead, võib-olla sa ei teadnud seda, piiblit ei arvestata enam nagu tavaliste raamatutega nagu võrdväärseks, sellepärast, et muidu teised ei saa ühtegi auhinda. Nii öelda. Ja muidu teised ei saa, pärast kindlasti ma saan igasuguseid korrigeerimisi asju, aga ütleme, te saate sellest mõttest aru, et ütleme aasta lõikes on piiblit müüakse kõige rohkem. Nüüd, kui seda müüakse kõige rohkem, siis Jumal tahab, et me loeksime seda. Et me loeksime iga päev seda, et me uuriksime pühakirja. Aga nüüd seadusest ka. See sama Galaatia kiri, tegelikult Paulus räägib sellest väga hästi sellest seadusest, et me püsiksime tegelikult selles ja et see seadus, mis on, tegelikult see seadus, see alapealkiri juba hakkab, see on Galaatia 3:19. Seal alapealkiri ütleb seaduse otstarve. Milleks siis seadus hakkab? Galaatia 3:19. Milleks siis seadus? See on üleastumise pärast juurde lisatud, kuni tuleb sugu, kelle kohta oli antud tõotus ja see on seatud inglite kaudu vahendaja käe läbi. Ükski ainus ei vaja vahendajat. Jumal on üks. Jumal on ju üks. Teate, ma ei hakka seda siit lugema, tegelikult see räägib väga hästi ära, miks on siis seadus. Miks on? Ja see on selle sama asja pärast, et tegelikult natukene see on see, mis Eedeni aias juhtus, et Eva ja Adam said aru, et nad on pattu teinud. Ja seadus toob ka selle pattu tunnetuse. Kui meil ei oleks seadust, siis me ei saaks aru, mis on patt. Kui meil ei oleks piiblis, kui Moosese asju ei oleks kirja pandud, siis ma täna räägin, mida tahan, ütlen, teenime Jumalat ja me teenimegi Jumalat, aga midagi ei arvata mulle patuks sellepärast, et see ei ole kirja pandud, et see on patt nii-öelda. See ei ole öelda, et see on patt. Ja siis ma käitun ja teen, mida tahan. Kuulge, Karla käitus muga halvasti täna. Peksame teda. Kõik tuleme kokku, peksame teda. Halleluuja, issand, sa oled nii hea. Karistasid Karlat. Kiviga, ütleb Karla. Et kui seadust ei oleks kirjutatud, siis me ei saaks aru, et see on patt. Ja selles mõttes see nüüd teeb selle, et me vajame Jeesust ja see toob mõistmise esile. Ma ei hakka seda tervet Galaatia kirja lugema teile. Lugege seda Galaatia kirja, see räägib väga selgelt. Ja see toob mõistmise esile, miks on see seadus vajalik. See toob selle, miks on Jeesus maksnud kinni kõik selle. See toob esile selle, et Jeesus enam ei taha seda seadust, et ta tahab meie südant. Sellepärast, et me kogu aeg paneme puusse. Jeesus tahab meie südant. Jumal ütleb, ohvrit ma ei oota, vaid südant. See on jälle Vanas testamendis kuskil. Nüüd küsimus on, kas me teenime kogu oma südamega Jeesust? Või teenime seal, kus me tahame? Kas me teenime kogu oma südamega Jeesust? Kas ma tahan järgitada? Kas ma tahan uurida, mida veel? Mida rohkem ma loen, seda rohkem ma Jeesust õpin tundma. Mida rohkem ma piiblit loen, seda rohkem ma tunnen Jeesust, seda rohkem ma tunnen Jumalat, seda rohkem ma tunnen, mismoodi püha vaim tegutseb.
Ja üks asi on veel, et ma peangi nagu saama üle sellest, et nagu kõige paremas mõttes mitte seda, mida mul on pühapäeva koolis õpetatud, see on hea, aga et ma saaksin aru, et see on tegev, sellepärast, et me tihti räägime seda, et Jeesus tervendab, aga me tegelikult tervendamisi ei näe. Jeesus teeb terveks kõik inimesed ja sa ei usu, kuidas ta päästab ja ise me seda ei usu. Ma olen öelnud kogudustes, ma tean, sa kuulsid mind, jah? Ma olen kuulnud kogudustes või ma olen öelnud kogudustes ja ma tean, et see ei meeldi paljudele. Me ütleme kõigile, Jeesus armastab sind ja ise me seda ei usu ja päriselt lihtsalt ei usu. Ma ütleks, kogudus on üks rohkemaid kohti, kus on täis mitte usk või uskmatuid. Sellepärast, et tänava peal keegi kuuleb esimest korda võib-olla, et Jeesus teda armastab ja ta hakkab päriselt sellele mõtlema. Aga meie, kes me oleme selle marinaadi sees olnud, me teame, et Jeesus meid armastab, aga tema ei ole sinna päris, ma ei ole sinna sisse saanud nagu päris. Et ta ikkagi mind ei armasta nii palju kui teist. Ja need on need asjad, mida rohkem ma piiblit loen, seda rohkem ma sellest aru saan, et see on tõde. Minu arust on nii äge, ma olen nagu lugenud seda, te saate aru, mida ma rohkem olen lugenud, kui te vaatate, pärast võite vaadata, mul on, ühed on nagu heledamad ja teised on nagu nartsud, et mul on tempo süke, et Uus Testament, no selle ma jõuan kordades kiiremini ennem läbi kui Vana Testament, et mul on niimoodi Uus Testament jõuab lõppu jälle algusesse, no see Uus Testament, ma ei tea, oma 2-3 korda aastas ma jõuan läbi lugeda, aga Vana Testament nagu kuidagi venib ja venib. Aga nüüd point on selles, et ma lugesin seda ja vaatan järsku, et ma olen kogu aeg lugenud, kuidas Jeesus risti lüüakse, kuidas Jeesuse järgi tullakse. Mingid ägedad kohad, mis ma järsku avastan, on see näiteks, et kui Jeesus tuldi kinni võtma, küsitakse, kes on teie seast Jeesus, tema ütleb, mina olen. Ja mis nende, kes kinni tulevad, võtavad, mis juhtub nendega, seda filmis ei ole ka. Võib-olla mõnes filmis on. Mis juhtub? Kukuvad pikali. Ligi 300-500 meest tuleb Jeesust kinni võtma ja nad kukuvad pikali. See on piiblis. No võt, mis asja? See on ühes evangeeliumis. Ja need on need asjad, vaata, mis me loeme ja sest me oleme nii harjunud, sest me oleme nagu loeme. Ja tegelikult meie süda ei ole seal kaasas enam. Ja siis me ei panna tähele. Või üks ahva koht oli, jälle põnev. Siis üks esimesi kordi, kui ma kohtusin nii-öelda teemoniga, mitte ei kohtunud, aga nii-öelda väljaajamise kogemus oli ja siis hiljem hakkasin vaatama see, kellega ma välja ajasin, lugesin piiblit ja kuul vaata, et see koht, kus Jeesus oli see mees, kes ennast kividega peksis ja hauakambrites elas ja paljana oli seal ja tuli Jeesusele vastu seal saarel. Ja siis ma järsku vaatan, et Jeesus nägi teda ja üks evangeelium ütleb, Jeesus ütles, et mine temast välja. Ja siis järgmine salm on, ta Jeesus ütleb, mis su nimi on? Siis ma vaatan, oot. Jeesus ütles talle, mine teemonile, mine temast välja ja see ei kuulanud sõna. Siis ma vaatan jälle, kus see on? See on piiblis kirjas. See on piiblis kirjas. Ja pärast nad ütlesid, palun aja meid sigada sisse. Ja nüüd, miks ma need nüansid välja toon, sest mina ei olnud neid näinud varem. Aga vaata, kui ma hakkan piiblit lugema südamega, siis ma hakkan nägema asju ja tõenäoliselt sina oled täna võib-olla näinud midagi, mida mina ei ole. Aga võib-olla sa loed piiblit nagu see kähku tuleb see piibli lugemine ära teha, siis on see linnuk kirjas, siis ma olen ikkagi kristlane, saan öelda. Samal ajal sain mõelda kõik oma mõtted ära. Teate, mida veel piibel ütleb? Piibel ütleb selliselt. Ma mõtlen nüüd, kas see oli ka Galaati kiri või Korintose kiri. See on minu arust Korintose kirjas. Ta ütleb, võtke vangi oma mõtted. See on seal paremal pool lehel. Leidsingi. 2. Korintose 10. peatükk 5. salm. 2. Korintose 10.5. Ja purustame iga kõrkuse, mis tõuseb end Jumala tunnetuse vastu. Me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisesse kõik mõtted. Vaadake, mis piibel ütleb. Kui sa loed piiblit ja sa ei saa midagi aru, siis võta vangi Kristuse sõna kuulmisesse kõik mõtted. Võta kinni need.
kas lilled olid kastetud, võtan kinni. Oota, mis kellast lapsed läksid, võtan kinni. Oota, kas mul oli ikka see asi ette valmistatud, võtan kinni. Ja nüüd, Jeesus, minu teada ei ole ühtegi mõtet rohkem. Ei olegi. Jeesus, ma tahan lugeda piiblit nüüd. Jeesuse nimel teie mõtted olete kinni seal Kristuse nime all ja mina saan lugeda piiblit. Jeesus, ava mu süda, et see mõistaks. Teate, piibel ei ole mõistuse jaoks. Täna on ajaloolasid, kes loevad piiblist mõistusega. Piibel on südame jaoks. Sest kui sa hakkad südamega lugema, seda ütleb jälle piibel tegelikult. Kui sa hakkad piiblit südamega lugema, siis see avaneb sulle. Kui sa mõistusega loed, siis sa võitledki sellega, et kas koer sai pissile, kas nõud said pestud, kas lapsed on hoitud ja nii edasi. Ja siis sa oled lugenud ära, paned kinni ja siis sa mõtled, kõik küsib, mis sa täna lugesid? Ma lugesin sellest, kui Jeesus kinni võeti. Okay. Midagi ägedat seal oli. Võeti kinni ja löödi risti. Okay. Aga see, et 300 meest langes Jeesuse väes maa, võt see jääb meil kahe silma vahele. Sellepärast, et me ei ole võtnud seda Jeesust mõtteid Kristuse alla kinni. Seadusest hakkasin rääkima. Miks? Sellepärast, et Jumal on meile armulisem kui Moosesele oli. Kas me oleme paremini teinud kui Mooses? Ma ei usu. Vabandust, ma ei taha kedagi solvata. Ma näen seda, kuidas Jumal on valinud Moosese välja ja Mooses tegi väga hästi. Aga ometi Mooses ei saanud sinna, mis oli tõotatud Abrahamile, et see sugu saab. Ometi Mooses ei viinud lõpuni seda rahvast, kes Jumal kutsus, sina pead minema ja viima nad välja sealt. Teate, võib-olla sa veel ei tea, siis täna saad teada, et Iisraeli rahvas kõndis 40 aastat kõrbes. See päev, see oli vist, ma ei tea, mis on 40 päeva teekond või? Ma ei tea täpselt, naiste lastega võib-olla mitte nii kiiresti. Kuidas nad seal siis nii palju rohkem aega veetsid? Sellepärast, et iga kord oli vaja jälle mingi patutegevus oli toimunud ja pidi olema meeleparandus. Ja nad ei jõuagi sealt kõrbest välja mingil määral. Lõpuks on Joosua see, kes viib nad välja. Kas meie süda on täna Jumalale avatud? Kas meie süda on lahti? Kas me võime öelda, Jumal, see, mida sa oled tõotanud mulle, sellest ma tahan kinni hoida. Ma loobun nendest asjadest, mis on tulnud mu ellu. Ma loobun nendest asjadest, mis on maha kiskumas mind. See ei ole lihtne, aga võta need asjad vangi. Ma loobun muretsemast Jeesuse nimel. Jumal tahab meie südant. Jumal otsib meie südant ja ta tahab, et me oleksime talle kuulekad. Amen. Amen. Üks amen tuli. Jumal tahab, et me oleksime talle kuulekad. Seda ta tahab. Kui sa teadnud seda, siis nüüd kuulsid. Amen. Amen. Issand, ma tänan sind, et sina võid kõneleda meie vastu. Et sina võid juhtida meid ja julgustada meid. Issand, ma palun, et sinu tahe sünniks üle meie koguduse ja issand, me palume, et me jõuaksime ka tõotatud maale, sest meie kogudusel on palju tõotatud, aga issand, me tahame olla ka osa sellest. Jah, me tahame olla osa sellest, mis sina oled tõotanud. Ja me võtame vastu selle. Issand, ma annan sinu kätte ka need salajast palvesoovid, mis siin on. Õnnista igat seda salajast palvet, mis on siia sisse pandud Jeesuse Kristuse nimel. Las olla sinu tahtmine üle nende. Issand, õnnista igat ühte, kes on siia karpi raha pannud või kes teeb ülekandeid, kes annab oma kogudusele. Issand, õnnista neid inimesi ja neid finantse Jeesust. Me täname sind, et sinu käes on meie finantsid. Las need finantsasjad ole sinu käes. Jeesuse Kristuse nimel ma kuulutan tervist igale ühele, kes on haige ja see ei ole lihtsalt üks pläma tervise kohta, vaid see on see, mida me näeme Jeesust piiblist juhtus ja me usume seda, et see sünnib ka meie koguduse keskel. Me oleme näinud seda. Ja issand, vabadus tuleb. Jeesuse Kristuse nimel ma käsin igal teemonil lahkuda meie eludest. Ja see ei ole lihtsalt sõnakõlks, vaid selles on Jeesuse Kristuse vägi. Issand, õnnista ja hoia ka sünnipäeva lapsi, kui meil oli. Paletame eraldi. Henno, just. Markus,
ja Andrus. Issand, õnnista Andrust, õnnista Markust. Issand, ma tänan sind nende eest, ma tänan sind Andruse eest, kelle sina püüdsid kinni, kellel on vägev tunnistus, kes annab au ja kiitus sulle, issand. Ja me teame, et tema on ka üks palvevili. Issand, me täname sind Markuse eest. Issand, õnnista teda ja hoia teda. Issand, õnnista tema venda Simonit. Issand, hoia nende peret ja me kuulutame sinu võitu üle nendega. Issand, anna neile uueks eluaastaks ühte uut lootust, issand, ja võta see süda enda kätte. Issand, et nad ei müüks seda ära. Võta nende süda enda kätte Jeesuse Kristuse nimel. Kas on veel palvesoove? Palvepartner kogudus, Otepääl, Ränduri kogudus, issand, õnnista, hoia neid. Ja me täname sind, et sinu käes on ka sealsed pastori teemad ja kõik muud, issand, hoia ja õnnista neid. Ja me täname, et seal on kordaminek, issand, õnnista ka teisi Hiiumaa kogudusi väga. Halleluja, õnnista ka baptisti koguduse aastapäeva järgmine nädal. Issand, me anname sinu kätte paljud asjad. Öelge välja. Õnnistame Ülot. Issand, me täname sind Ülo eest, kui tal on täna 55 juubel, 5 juubel. Siis õnnistada, issand, ma tänan sind, et sina õnnistad ka nende kogudust ja osat ja kõikjal Samaariat ja issand, tänu selle töö eest, mida sina seal teed. Issand, ma palun sinu kätte meie lähedased, meie lapsed, meie koguduse liikmed. Issand, õnnista meie koguduse liikmeid ka igat ühte. Issand, õnnista väga neid, kes on jäänud kõrvale. Sest issand, me teame seda, et sina ei taha, et sinu kogudus laiali laguneb. Puuduta neid Jeesuse nimel. Issand, me palume Raivo sinu kätte ja teised ka, kes alkoholiga on kimpus ja kellel on kibestumisi, siis Jeesuse Kristuse nimel me kuulutame ka nendele vabadust, aga eriti Raivole. Jeesuse nimel. Amen. Õnnista meie lapsi ka ja aitäh sulle tõesti meie laste eest. Kiitus ja sulle. Ja aitäh selle kooli vaheaja eest, issand, õnnist neid, kes on lõpetanud ka. Anna neile lootust. Moonika meie kogudust lõpetas piiblikooli. Issand, õnnista Moonikat. Moonika Kallast. Tänu sulle selle piiblikooli eest, mis on hästi lõpetatud. Kas meil oli veel lõpetajaid? Ja Moonika tütar, Liisu lõpetas. Issand, õnnistada ka ja tema edasisi otsuseid ja käike. Jeesuse nimel. Amen. Armsad, kohtume järgmine nädal kas selles paigas või baptisti koguduses. Mina olen selles paigas. Julgustan minema ka baptisti kogudusse ja oleme neile toeks. Ja ilusat, mõnusat suve. Saame ikka veel kokku siin, eks ole? Saame ikka. Aga nüüd nagu suvi hakkab sellepärast, et kooli vaheaeg hakkas. Okei. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma palel paista meie peale, ole meil armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile oma rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Amen.